tere! Selles videos tahan ma sulle rääkida 3 tähtsast õppetunnist, mida annab sulle elukool. Ja miks ma sellest rääkida tahan, tuleb ka väikse looga. Nimelt, ma olin tagasi tulemas siis oma puhkuselt Egiptuses, kui minuga hakkas rääkima üks stewardess ja õigemini ta küsis mult küsimuse. Erik, räägi mulle, kuidas on lood praeguseks nende inimestega, kes on olnud sinu kaalusaadetes? Ja selle asemel anda talle otsene vastus, vähemalt nii palju, kui ma asjast ja nendest inimestest tean, siis ma rääkisin hoopis 3 tähtsast elukooli õppetunnist, mida praktiliselt iga inimene peab läbima ja teadlik olema. Ja ma tahan sinuga neid täpselt samamoodi praegu jagada. Õppetund tühjad taskud. Ehk siis sul pole raha või oled lausa võlgades. Kahjuks on sellesse olukorda sattunud väga paljud inimesed ühel või teisel hetkel oma elus. Ka mina olen selles olukorras olnud. Ja miks me sinna sattume? Põhjuseid on kindlasti erinevaid. Võib-olla selles, et ei koguta sääste, kulutatakse rohkem kui teenitakse, võetakse mingisugune suur kohustus endale peale ja siis juhtub selline asi nagu töökoha kaotus. Nagu ma ütlesin, põhjuseid on palju. Mis iganes see põhjus on, miks sul siis või õppetund tühjad taskud, siis seda, kui see on nii-öelda sinu enda tekitatud viga, olgu see siis suur kohustus või liiga palju raha kulutamine või säästude mitte kogumine, siis mis iganes see sinu õppetund on, siis sa kindlasti ei taha teist õppetundi sinna otsa saada, kui sa juhuslikult ei naudi seda olukorda, milleks on siis tühjad taskud. Nii et õppetund number 1. Õppetund number 2, murtud hing. See nüüd võib olla lahkuminek, tüli parima sõbraga, tüli mõne perekonnaliikmega või muud olukorrad, mis on seotud inimsuhetega, aga neid kõiki olukordasid ühendab see, et see teeb sinu hingele valu. Ja olenemata kellega ja mille pärast sa siis nii-öelda konflikti oled sattunud, siis oled sunnitud oma käitumist muutma, kui sa ei taha selles olukorras pikemalt olla või jälle sinna sattuda. Ja miks ma siis ütlesin, et oled sunnitud oma käitumist muutma, sest ainukene inimene, kes sind, ehk siis iseennast muuta saab, oled sina ise. Teisi inimesi saad sa ainult mõjutada ja kui sul veab, siis selle tagajärjel, sinu mõjutuse tagajärjel, nemad siis muutuvad, aga ainult kui sul veab. Ja see, kui ma ütlesin, et sa ennast muutma pead, ei tähenda absoluutselt seda, et sa pead hakkama teiste pilli järgi tantsima. Mõnikord enda muutmine tähendab seda, et sa pead olema kompromissialdis, sa pead olema koostöövalmis mingisuguse lahenduse leidmisel või kui need eelnevad 2 asja näiteks ei aita, siis tuleb selle inimesega, kellega sul konflikt on, suhtlemine lihtsalt lõpetada. Aga lõpetuseks siis see, et inimsuhetes soovitan mina jääda kindlasti viisakaks ja rahulikuks ja kuulata enda sisetunnet, sest nii sa saad õige vastuse, mis on lahenduseks sellele konfliktile. Õppetund number 3, terviserike. Umbes 80% inimestel on 80% terviserikkeid enda põhjustatud, sealhulgas õnnetused. Ja näiteks pea kõik õnnetused, mis minul endal juhtunud on minu enda põhjustatud. Haigused täpselt samamoodi, elustiilist tulenevad haigused eriti, kui nüüd nendest rääkima hakata, on inimeste enda põhjustatud, sealhulgas ülekaal. Ja siinkohal ma ütlen, ülekaal ei ole ilmtingimata halb asi, küll aga see on esimene samm terviserikete suunas. Ja 20% inimestel 20% ajast on siis terviserikked nii-öelda mitte meie endi põhjustatud. See tähendab seda, et inimesel tuleb pärilik haigus või siis mõni viirus, mille eest ei ole võimalik kuidagi nagu hoiduda. Või siis keegi teine põhjustab meile õnnetuse, ma ei tea, kas või näiteks sõida meile jalgrattaga otsa. Kui mingi terviserike sinu keha vaevab, siis tõenäoliselt on sel hetkel sinu ainukene soov sellest vabaneda. Sellepärast, et hea enesetunne, hea tervis ja hea vorm on ju tegelikult see, mida me kõik tahame, mida me kõik ihkame. Tänapäeval on enim levinud terviserikked just need, mis tulevad elustiili haigustest, ehk siis valedest toitumisharjumustest ja muudest halbadest valikutest, mida siis te oma tervise kahjuks teete, mis siis omakorda sinu vormi, enesetunnet, tervist väga-väga palju mõjutavad ja kahjuks halvas suunas.
kui need 3 õppetundi on sinu elus olnud, siis ma loodan, et sa oled olnud tubli õpilane ja sa ei pea neid õppetunde enam kunagi läbi tegema. Kui sa hetkel oled kimpus mõne õppetunniga siit, siis ma tõesti loodan, et sa saad need asjad ilusti kenasti lahendatud. Ja kui sa oled kimpus 3. õppetunniga, mis on terviserõke ja see on sinu enda põhjustatud läbi valede toitumisvalikute näiteks, siis olen meeleldi sinu teejuhiks tervisliku toitumise valdkonnas ja aitan sul selle probleemi lahendada. Seega, probleem terviserike on tegelikult nendest 3 kõige lihtsamini lahendatav, hakates lihtsalt juba homme, miks mitte täna, tegema paremaid valikuid toitumisel, sööma õigeid asju maitsval kujul ja muidugi õiges koguses, et kaalumure sind ei vaevaks. Seega, kui sa soovid kaalumurele, tervisele muredele panna tugeva kindlustuse peale, siis hakka õigesti toituma. Seega, klikka siia samasse alla lingile, mina ja mu toitumiskava koos 600 maitsva personaalsete kogustega, retseptidega ootab sind. Näeme seal. Tšau!